Tere hommikust tänasesse laivi. Kui ei ole hommik, siis on ilus päev. Tere päevast. Ja olen siin jagamas selle nädala sõnumeid, mis toetavad ja päästavad su teekonda, kui sa soovid seda vastu võtta. See on alati valik. Ja mul on hea meel siin olla. Mul on täna piiratud aeg, nii et tuleb veidi lühem laiv. Aga ma arvan, et piisavalt pikk aeg, et kuulata ära olulised sõnumid. Tore. Super. Häälestume siis sellele, mis on kõige kõrgem teadlikkus, mis aitab meil mõista oma elu paremini, mõista oma teid paremini, mõista, miks me siin oleme, mida me oleme siin tegemas, miks mingid asjad on meie elus, meie ees, kuidas nad meiega räägivad. Ja võib-olla kui neid sõnumeid kuulad, siis läbi nende sõnumite tihti sa hakkad mõistma mingeid kohti enda elus paremini. Et mina pean seda väga oluliseks, võtta see aeg maha ja vaadata oma elu, kuulata, mis su elus tegelikult toimub ja kuidas sa ennast tegelikult tunned. Ja mulle tundub, et ma räägin sellest juba hästi palju. Ja ma kindlasti kordan ennast selles mõttes väga palju, aga need sõnumid ongi, mis mina tunnen, et on oluline jagada selleks, et äratada siin sees poolt, et äratada üles seda väge ja jõudu, mis sinus on. Ja ikka selleks, et sa saaksid elada täisväärtuslikku vägevat elu ja läbi selle kogu see planeet ja kõik meie tõuseme. Nii, aga kuna mul on täna natuke vähem aega, et siis ma teen kiiremini. Aga ma ei kiirusta, ma olen kohal ja ma usun, et tulevad need, tere Ilana, et tulevad need sõnumid läbi, mis peavad tulema. Ja kui sa oled siin kuulamas, siis anna ikka endast märku. Kui sa oled siin Instagrami laivis, siis nii tore on näha sind, kuulda. Kui sa soovid midagi lisada või küsida, siis praegu selles mõttes siin laivis olles on seda hea teha. Ja kui sa oled YouTube'ist praegu nii-öelda järgi vaatamas, siis anna ka endast märku, et kirjuta mulle või pane siia videole like. Anna enda hääl. Ma panen esimese sõnumi sellise suure selle nädala teema. Selle nädala toetus, mis on meie jaoks oluline. Panen siia mõned kaardid. Esimene sõnum selleks nädalaks tuli meile selline sünd ja taassünd. Ja ma tunnen, see on praegu hästi teemaks olnud, et me oleme nagu sellises faasis, kus me hakkame sündima. Paljud hinged ei ole tegelikult isegi sündinud või otsustanud, et jah, ma tahan siin elada,
selles kehas. Ma arvan, et see protsent oleks šokeeriv, aga see on väga suur protsent inimesi, kes tegelikult ei ole veel valinud ära, ei ole valinud sündida. Ja praegu on siis see aeg, et kes soovib ja kes seda valib, et sa saad sündida ja uuesti sündida, taassündida. Ma just täna mõtlesin selle peale, et kuidagi ma tunnen, et ühes elus on ju nii palju elusid. Et me räägime, et on eelmised elud, on ju, mida me oleme varem elanud, aga ka selles elus on see uuesti sünd. Nagu sa võid vaadata oma elus tagasi, kus sa võib-olla kunagi tegid mingeid asju, mida sa praegu enam ei teeks. Või uskusid mingeid uskumusi, mis sa praegu mõtled, et see ei olnud küll nagu toetav või vajalik. Ja sa oled kasvanud ja arenenud ja võib-olla vahetanud oma uskumussüsteeme täielikult. Et nagu sündinud täiesti uueks inimeseks või vahetanud oma seltskonna täielikult välja, kellega sa suhtled. Et selline sündimise protsess on tegelikult loomulik ja see on nagu omaette protsess, et seal on ka omad ilud ja omad valud. Ja ma tunnengi, et praegu on siis selline iseenda olemusse, sügavamasse olemusse sündimise koht. Et pea seda sellel nädalal meeles ja pane tähele, milliseks sina oled sündimas. Millisele rajale sina oled praegu astumas, millist muutust sa enda sees teed. Kelleks sa oled saamas? Oled sa sellest teadlik? Et mis protsessis sa oled või on sinu sees mingi tahe, et ma tahaksin kuidagi, et mul on mingi selline äratuntav tunne, et ma soovin areneda edasi, ma soovin avarduda, ma soovin kasvada, siis ka see on okei, kui sa tunned, et ma tegelikult ei ole veel, ma olen nagu selles vanas nagu, aga ma tahan. Siis see tahe juba tegelikult loob sinu sees. See tahe on nagu seeme, mis hakkab ajama oma idusid ja kasvatama seda tulemust. Ja tegelikult teine kaart, mis tuli, ongi sellise Preestrinna kaart. Ja ma tunnen, et see sõnum praegu, mis läbi selle tahab tulla, et see sünd nagu ongi sellisesse preestrinnalikku olemisse, sellise jumalannasse sündimine. Ja see sõnum tuleb ka sellega, et hoia seda visiooni, hoia seda, mida sa tahad, hoia seda, kuhu sa tahad sündida, hoia seda visiooni, nagu väesta seda. Tunnesta seda ja tunne see ära. Siin on väga huvitavad energiat praegu. Väga tore. Et see sündimise koht on väga suur koht. Ja ma soovitaksin kõikidel inimestel enda käest küsida. Kas ma olen päriselt valinud sellesse kehastusse kohale tulla? Kas ma päriselt austan iseennast ja kogu oma olemust ja kuulan, millist elu ma päriselt elada tahan? Mida ma päriselt tunnen, mis on minu soovid, minu vajadused, minu unistused? Ma tunnen, et seal peab olema hästi suur vabadus, et saaks päris olemus kehastuda ja laskuda. Ja ma panen siia, see oli siis meie selline suurim nädala sõnum. Ja tavaliselt need sünnid ja need taassünnid ei ole sellised kiired protsessid, need võivad olla väga kaua kestvad suured
suured protsessid, aga ma tean omast kogemusest, et see võib ka käia niimoodi üsna kiiresti ja et sa oled kantud selles mõttes, et sa saad teha neid protsesse väga kiiresti, aga see tähendab ka suurt energia läbilaskmist. Ja siis tuli meil veel selline rüütlikaart, selline romantilisus, illusioonid ja otsid nagu seda pühadust, otsid seda puhtust. Et hoia nagu seda romantikat või seda või mis mõttes hoia, et või pigem nagu leia nagu see romantiline pool oma elust jälle üles, kus sa oled iseendaga sellises romantilises suhtes või sellises puhtuses. Ja hästi oluline koht on see, et ära ole nagu nendes illusioonides. Et tuleb keegi kuskilt ja päästab mind ja siis ma tunnen ennast hästi, kui see keegi pakub mulle seda, et ma saan siis olla jumalanna või kes iganes. Et see kõik on sisemine töö, kõik on meie enda sees, see, kuidas me ennast tunneme, millist kogemust me siin kogeme, kõik see tulebki läbi meie sisemaailma. Läbi selle, kuidas meie ennast väärtustame, kui pühaks meie ennast peame, milline jumalanna sa iseenda sees oled. Et kui me tahame neid asju kogeda, tahame olla see, siis ongi see, et ole. Leia enda sees see jumalanna üles. Sest et kui me tahame olla keegi, siis on see nagu kindel, sa võid kindel olla, et see on ego tasand, kes räägib, ma tahan olla keegi, aga tegelikult see nagu sa võid üritada olla keegi. Sa võid panna endale neid programme ja maske ja näidelda erinevaid asju, aga tegelikult sinu olemus, see, kes sa oled, see juba on. See on kogu aeg siin. Sa ei saa see olla, sa juba oled. Sa ei saa see olla, sa ei saa üritada seda olla, sa ei saa seda muuta. Sa juba oled see, kes sa oled. Nüüd ongi see koht lihtsalt leida see enda seest üles. Ma tunnen, et sellel nädalal tulevad üsna sügavad protsessid. Et ole valmis ja hoia enda keset ja ühendu enda selle puhta olemusega. Ma täna ühisväljale ei panegi siia kaarti. Ma panen praegu suhted ja partnerlus, vaatame, mis need sõnumid tulevad. Suhetes on vaja nagu mingit tasakaalu hoida. Armastusega, nagu on siuke armastus ja võim, sellised kaardid. Et on vaja iseenda seest leida üles tasakaal. Et mingis kohast ma tunnen, on läinud nagu liiga väga huvitav. Mingis kohas nagu enda vägi on läinud kuskile välja. Et kuidagi ma tunnengi, et sul on vaja leida enda seest üles jälle see koht, kus sa oled sina ise. See, kus on see südamekeskus, see lubamine, see õrnus, see armastus sinu sees, et on nagu kuidagi mingis kohast kangeks läinud või liiga mõistusesse
liiga mõistusesse häälestunud. Et ma soovitangi, et häälestu tagasi siia südamekeskusesse ja et leia siit see enda vägi, mitte sellest, et sa mõtled, et sa oled mingit moodi või kuidagi, et ma teen neid asju, siis on kõik hästi või ma olen nii, siis on okei. Et just nagu selle südamega tunnetada ja lubada endal voolata, lubada endal ka muuta oma meelt, lubada liikuda vastavalt sellele südametundele, sellele suurele voolavusele, mis sinus on. Ja see on hästi äratuntav tegelikult. Sa saad aru, kui sa oma südame teel oled. Sa saad aru, kui sa kuulad iseennast, sul on hea olla. Ja südame järgi käimine võib olla selles mõttes ka raputav, et vahel on niimoodi, et apikene ma nagu ma ei tea, kas ma julgen teha sellist otsust. Aga süda ütleb, et jaa, siis ongi see koht, kus sa usaldad ja leiad selle koha endas üles, kus sa usaldad iseennast ja julged liikuda siis selle järgi. Et ma nagu näen, et siin on, et see on siin oluline koht, see südamesse häälestumine ja tegelikult selles ongi selline magus sinu jõud, nagu selline ilus naiselik jõud, mis on väga tugev ja väga õrn samal ajal, väga selline aus ja ehe. Panen siia ühe kaardi veel. Ja unistuste kaart tuli, et jällegi, et hoia läbi nende unistamiste seda visiooni, seda ühendust. Julge unistada. Nagu, ja üks hästi hea praktika või kuidas minul nagu unistamine, mul on tihti niimoodi, et kui ma õhtu magama lähen, siis ma nagu teadlikult sisenen sellesse staadiumisse, kus on nagu uneeelne, sa nagu päriselt ei maga, aga sa oled nagu üleval ja samas magad, selline lucid dreaming. Ja siis mul tuleb hästi palju ideid ja mõtteid ja ma näen enda unistusi hästi selgelt. Et võib-olla enne magama minekut teha selliseid praktikaid, kus sa märkad ja lubad endal olla selles unistuste maailmas. Nagu me väiksena unistasime ju hästi palju, et praegu ka leida endas see koht üles. Ja suhted, me rääkisime suhetest, on ju, partnerlusest ka, et see kõik nagu läheb sellega kokku, et miski pole millestki eraldi, aga kui sul on partnerlussuhetes mingid teemad, siis mina ikka tunnen, et kui on mingi teema, siis ära ole see, kes näpuga näitab. Ära ole see, kes süüdistab teist. Kõik on meie enda sees võimalik lahendada. Kõik asjad. Kui sind midagi häirib, siis vaata, mida sina tegelikult tunned. See on oluline. Kui sulle tundub, aga ta teeb seda näiteks või ta ei ole päris see või ta käitub nii või naa, siis vaata, mis on minu sees need tunded, mis on vaja ära tunda, mida see väline, kõik, mis on meie enda seest väljapoole, on ju nagu see väline illusion, siis vaata nagu, et mis on minu sees see, mis tahab üles tulla ja mida see väline aitab lahendada. Et kas sa resoneerud sellega? Kas sa mõistad seda? Et see on nagu nii vana muster, mida me oleme ilmselt lahendamas ja tegemas, et me näitame kellegile näpuga ja üritame leida seda süüdlast ja nagu vastandume hästi tugevalt. Et ma tunnengi, et proovi see nädal hoida seda fookus sellele, et ma mõistan ja ma kuulan, mis minu sees toimub, et ma ei reageeri, ma ei sõdi, ma ei võitle, vaid ma alistun sellele, mis on minu sees ja hakkan päriselt kuulama. Ja see toobki päriselt lahendusi ka.
sest et kui me läheme väljapoole rääkima, me võime justkui ära lahendada selle olukorra, aga see sisemine asi, vot see jääb tegemata, siis see väline uuesti ja uuesti tuleb erinevate nurkade alt, et sa tunneksid iseennast ära. Mõista, et maailm räägib suga, et sa tunneksid iseennast ära jälle. Sellepärast on ju täiesti mõttetu minna sinna väljapoole selle välisega tegelema, nii-öelda. Okei. Vaatan, mis sõnumid siin tööalased, sinu toimetused. Kuidas sa ennast tunned? Võid kirjutada siia alla. Siia tulid siis sõnumid, et kõigepealt on oluline kuulata. Ja ma vaatasin siis nagu tööalaselt sõnumeid või selliselt sinu nagu, mida sa teed, on ju. Et eks see töö kontseptsioon ka muutub, on ju. Et kuidas see kellelegi on praegu. Aga see on samamoodi jälle, et see sõnum tuleb nagu kõikidest teemadest ühene, et hakka kuulama. Ja minu arust oli eelmine nädal ka selline mingi taoline teema, et kas see on päriselt see, mis sa teha tahad. Kuula, mida su keha, mida su olemus räägib seda tööd tehes, oma toimetusi tehes. Ole tähelepanelik. Ära mine endast välja fookuses või nagu selles mõttes iseenda seest, et sa hakkad nagu mõistuse baasilt kuidagi toimetama nagu kuidagi niimoodi, et sa unustad nagu iseennast ära ja teed neid tähtsaid asju, et ole nagu alati kaasas endaga nendes hetkedes. Ole alati endaga kohal. Ükskõik, isegi kui sa teed nii-öelda automaatseid liigutusi, tee selliseid praktikaid, harjutusi, proovi olla hästi kohal, et sa ei kao ära, et sa ei leia ennast nagu hullult väsinuna õhtu teleka eest. Et sa jääd kohale ja sa oled nendes toimetustes endale toeks. Ja selline kaart tuli ka nagu, mis ütleb, et iga torm möödub. Nii et tööalaselt võib tulla selliseid tormisemaid hetki, sest see on selline sellest kaardipakist üks üsna natukene nagu hoiatusega kaart ka. Et kui on mingid raskemaid hetki, siis pea seda mõtet meeles, et iga torm möödub, kõik läheb mööda. Ja kogu see pilt, mis sa näed nagu enda ees, mis siin nagu ekraani ees toimub, et see ei ole nii oluline, et oluline on see, kuidas sina häälestud, kuidas sina vastad. Ma räägin hästi palju sellest, et maailm räägib sinuga kogu aeg, on ju. Aga see on nii ja kõik raskused, kõik kohad või mis meid šokeerivad või mis tekitavad tunde kuidagi ebameeldivalt või nagu, et ma ei tahaks, et nii on või ma tahaks, et oleks nagu teistmoodi. Et need kõik kohad on selleks, et meid ikka kasvatada ja viia tugevamasse ühendusse ja joondusesse. Et kui me võtame selle vastu, nii nagu ta on, siis meil on palju lihtsam minna nendest kohtadest läbi. Ja kõik tunded ka vastu võtta, et see on okei, et ma tunnen ebakindlust, see on okei, et ma tunnen hirmu, see on okei, et ma tunnen, et ma ei tea, mis mu elus saab. Aga ma luban endal seda tunda, see on tunne ja ma usaldan, et kõik on hästi ja universum on mu selja taga. Ja lõpuks on armastus alati. Armastajate kaart tuli siia lõppu, et selles mõttes see on nagu kinnitus, et iga torm möödub ja armastus hoidab alati.
nii on. nii tore, Ilona kirjutab, et tunnen ennast imeliselt laetuna. Selle üle mul küll hea meel, Ilona. Nii tore. Siis ma panen viimaseks sõnumiks panen meile veel selle nädalase vaimse teejuhi. Kes siin veel on, kirjutage, kuidas teiega tunnete ennast, ärge kartke. Väga hea on ennast väljendada, julgeda öelda. Meie vaimne teejuht selleks nädalaks tuli Mirjam. Püha visioon. Vali andestada, et terveneda. Näe valgust kõigis. Mäleta, et armastusel ei ole piire. Ja see on ikkagi ju, me rääkisime sellest, et see on jällegi kinnitus, et see on see nädal oluline. Et ma andestan ja näen teistes seda valgust. Näen seda, kes nad on. Ja armastusel ei ole piire, selles mõttes, et ma suudangi armastada lõpmatuseni. Ma suudan kõiki armastada, hoolimata sellest, mis minus üles tuleb, mis mulle tundub, et nad valesti teevad või on või mis iganes. Ma valin armastada, siis ma suudan seda. Ma suudan hoida seda armastuse ruumi. Meeldetuletus meile. See on hästi ilus, et see on tegelikult sügav protsess. Ma loodan, et sa mõistad seda, et sa tunnetad selle ära. Et kui oluline see on nagu olla selles mõistmises ja kaastundes ja nägemises. Nii, mul on nüüd juba tegelikult väga kiire, nii et ma panen viimase sõnumi, kas on mingid ohud, midagi, mis me peaksime veel teadma, meeles hoidma sellel nädalal. Ikkagi seesama koht nagu, et lase lahti. Ja sellega tuleb veel selline sõnum, et ära hoia mingeid nägemusi oma elus. Praegu on see aeg, kus olla sellises suuremas lubamises, läbilaskmises, et mingi uus asi tahab tulla su ellu. Ja kui sina lased lahti oma mõistuse või kui kunagi välja mõeldud plaanidest, siis universum saab pakkuda sulle seda, mis sind tegelikult toetab ja mida sa võib-olla ise ei oska mõeldagi. Et siin on selline suur võimas valguse mõõk. Et lõika selle valguse mõõgaga need vanad köidikud lahti, vabasta ennast raskustest. Lase lahti, julge lasta lahti raskustest. Ma saan aru, et see võib tunduda, et sa oled sina ja see on see mugavustsoon ja sa oled harjunud selle raskusega, sa ei kujuta ettegi, mis võib, kuidas võib olla, kuidas sa võid tunda ennast nii kergena ja vabana sellest kõigest, aga usu mind, seda tasub teha ja julge seda teha ja taotle, et sa tahad kogeda kergust, et sa julged nendest taakadest lasta täiesti kerge südamega lahti. Kas sa oled selleks valmis? Hingama kergelt ja usaldama universumit. Aitäh, et sa sellisesse kiiresse laivi ühinesid ja aitäh, et sa seda videot vaatasid ja kohtume siis juba järgmisel nädalal uuesti. Tore. Õnnistused sulle.